Sel nädalal käis oma valdus üle vaatamas uus justiitsminister Kristel Michal. Pea kõigile Eesti vanglatele on minister juba ringi peale teinud. Täna oli kord Maarjamäel asuva Sisekaitseakadeemia käes. Vanasse sööklasse on rajatud aga minivangla. Laias laastus on kõik üsna samamoodi nagu tavalises kambertüüpi vanglas. Ka kambris tekkida võivad olukorrad mängitakse 10 kordi läbi. Mida? Me teame, et juba meie ajaloos tuntud Lembitu ütles, et raske õppustel kerge lahingus. Just nii ta ütles enne Ümerat. Ja nii ka oli. Ja me nägime siin, et võideldakse meile täitsa tavalise vaba inimesena tavalise asja vastu, kui inimene loeb kambris Eesti Päevalehte, justiitsministeerium teab, see õppeasutus teab, et Eesti Päevaleht sisaldab teatud informatsiooni, mida vangil ei ole vaja teada. Ja selline räige sekkumine on järelikult õigustatud. Kuid ma tahtsin jätta selle teema ja juhatada sind sisse, kuna sa oled rohkem selline visionäär. Ja ma hakkasin kohe... Visionäär ma tahtsin. Ja me teeme seda praegu saadet, teeme visionääri poosis. Visionääri poosis. Et mul tekkis kohe mõte, et kui on olemas selline vangivalvurite väljaõpetamise koht, miks mitte sinna paisata õppematerjalideks kõige parimaid kuulsamaid Eesti vange, kes meil välja pakkuda on, Anna-Maria Kalojan ja Kaimo Järvikut. Seda enam, et nad ei ole vanglas oma kohta veel leidnud. Ja, et ütleme, et neid päris vanglast sinna keeruline õppeasutus üle viia on keeruline, aga praegu oleks just mõnus viia Kaimo vist 8 kuuks või palju ta sai sinna harjutuseks ja Anna-Maria Kalojan samuti. Tõesti, et Kaimo loeb lehte kambris, teda rünnatakse ja pannakse käed raudu ja nii päevas 8 tundi järjest, siis on loomulikult väike jalutuskäik kambris. Ja Anna-Maria Kalojan samamoodi. Käed raudu, kumminui. Jah, kumminui ja siis külast käik butiikides. Jah, kumminui ei ole alati paha, kumminui võib vahest ka väga hea olla.